kohtumine Dohas saab olema. Kohtumine Dohas võib olla oluline, aga võib-olla ka mitte. Me näeme seda, aga me võidame sõjaliselt. Ma ütleksin, et see on peaaegu juba sõjaline võit ja tegelikult on kõik väga lihtne. Pärast 2 päeva vastastikuseid tulevahetusi istuvad Ameerika Ühendriigid ja Iraan taas läbirääkimiste laua taha. Ja juba teisipäeval, 30. juunil peavad USA presidendi meeskond ja Iraani režiimi esindajad, nagu nad ütlesid, kiireloomulised läbirääkimised Kataris. Trump väitis, et just Iraan pöördus Washingtoni poole ja taotles kiiret kohtumist. See tähendab, et löökide vahetamisest kuni kiirete läbirääkimiste väljakuulutamiseni kulus vähem kui 48 tundi. Aga etterutates ütlen, et nendes läbirääkimistes ei ole mingit kiiret vajadust, sest need olid tegelikult juba teisipäevaks ette planeeritud. Selles saates pakun, et proovime aru saada, mis toimub ja mis kõige tähtsam, kes siin võidab ja kes kaotab. Ja teate, vastus ei ole nii ilmne, kui tundub. Kuna on ilmunud uusi detaile, mis võivad selle olukorra täielikult pea peale pöörata. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Ja samuti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Sellele link on selle video kirjelduses. Seal on ka üldiselt lingid kõigile minu sotsiaalmeedia kontodele. Nii et alustame järjekorras, sest kronoloogia on siin väga oluline. Kõik ei aranud Ameerika Ühendriikidest, vaid Iraanist. Iraan ründas neljapäeval Omaani lähedal kaubalaeva, mis käivitas USA vasturünnakud ja vastulöögid. Iraan ründas Ameerika sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis. USA vastas karmilt. Reedel ründasid Ameerika sõjaväelased Iraani lõunaosas droonide ladusid, rannikuradareid ja raketi infrastruktuuri. Sealhulgas Hormuzi väina piirkonda ja Keshumi saart, nimetades seda võimsaks vastuseks Iraani rünnakule kaubalaeva vastu. Kohe pärast seda rünnakut esitas Trump ähvarduse, mis teate küll tekitas taas tõelise sõjatunde. Tsitaat. Võib tulla hetk, mil me ei saa enam olla mõistlikud ja oleme sunnitud sõjaliselt lõpule viima selle töö, mille oleme väga edukalt alustanud. Kui see juhtub, siis ei ole Iraani Islamivabariiki enam olemas. Tundub, et Iraani see Trumpi avaldus ei hirmutanud, sest vastuseks teatas Islami revolutsiooni kaardivägi, et vaherahu rikkumise tõttu peatatakse kõik diplomaatilised protsessid täielikult. Ja Ameerika baasid piirkonnas, tsiteerin, kogevad lähiajal põrgut. Pange see kirja. Laupäeval ja pühapäeval oli Iraan valmis läbirääkimistest üldse lahkuma või vähemalt väga osavalt bluffis. Ehk siis laupäeva õhtuks ja pühapäeva hommikuks oli pilt üheselt selge. Relvarahu on habras, mõlemad pooled ähvardavad üksteist hävitamisega ja diplomaatia on justkui küsimärgi all. Aga esmaspäeva hommikul teatab Donald Trump kiireloomulisest Ameerika ja Iraani delegatsioonide kohtumisest Dohas. Aga mis siis toimus kulisside taga, et kõik nii järsult muutus ja vastastikustelt löökidelt mindi äkki üle kiireloomulistele läbirääkimistele? Olles toimuvast aru saanud, võin kindlalt öelda, et mõlemad pooled tegid külma, kaalutletud otsuse. 17. juunil allkirjastasid USA ja Iraan 14 punktist koosneva vastastikuse mõistmise memorandumi. See käivitas 60-päevase läbirääkimiste perioodi lõpliku kokkuleppe saavutamiseks, mis peaks igaveseks avama Hormuzi väina ja lõpetama sõja, mille alustasid USA ja Iisrael 28. veebruaril. Nädalavahetus on toimunud vastastikused löögid, seadsid selle memorandumi ohtu. Tegelikult on mõlemad pooled nüüd taandunud, et seda päästa. Et vähemalt neid kokkuleppeid, mis juba paberil olemas on, päriselt mitte rikkuda. Aga loomulikult ei tunnistanud keegi, et taanduti esimesena, ei USA ega Iraan. Taganeemise valem oli nii asjalik ja külm, nagu üks Ameerika ametnik teatas. Tehnilised läbirääkimised jätkuvad memorandumi kõigi punktide üle. Mõlemad pooled taanduvad praegu ning laevad võivad vabalt liikuda läbi Hormuzi väina. Lõpuks teatas Valge Maja kuivalt, et nad otsustasid lihtsalt kõik rünnakud Iraani vastu lõpetada. Selguse huvides, vastust USA sõjaväebaaside tulistamisele Bahreinis ja Kuveidis ei tule. Ja siin ongi võtmenüanss, mis seletab, miks läbirääkimised, nagu Trump ütles, on kiireloomulised. Ja ma ütleksin, et see on mõlema poole hirm selle ees, mis juhtub, kui memorandumiga loodud konstruktsioon praegu tõesti kokku kukub. Kui keegi läheb veel sammu võrra kaugemale ja kõik laguneb.
Ameerika Ühendriikide jaoks tähendab memorandumi kokkuvarisemine naasmist täiemahulise sõja juurde, mille Donald Trump kuulutas avalikult lõppenuks ning seda Ühendriikide võiduga. Kuidas saab tagasi minna sõja juurde, mille sa väidetavalt juba enda omaks kuulutasid, mille oled lõpetanud ja milles oled juba võitnud? Iraani jaoks tähendab memorandumi läbikukkumine kogu selle kaotamist, mida ta selle tehinguga juba saanud on. Ja ta on saanud päris palju. Ja see viib meid peamise küsimuseni. Kes siis praegu võidab? No, vaatame punktide kaupa. Siit on näha, kellel on rohkem punkte ja vastus üllatab teid. Intuitsioon ütleb muidugi, et praegu võidab Iraan, sest just tema saab selle sõjavaasi lõpus hulga boonuseid. Ja ette rutates ütlen, et jah, suuresti ongi nii. Aga vaatame seda ausalt. Sest igal poolel, nii USA'l kui ka Iraanil on oma võit ja need ei välista üksteist. Kui paradoksaalne see ka ei tunduks, võib igaüks kuulutada end võitjaks ja kumbki ei valetaks. Siin on väga olulised nüansid. Alustame sellest, mida ütleb selle kohta Washington ise. USA asepresident J.D. Vance, kes praegu isiklikult peab läbirääkimisi, sõnastas Ameerika positsiooni äärmiselt selgelt Bill Maher'i saates. Ja edasi toon tema tsitaadi. Kui me sõlmime lõpliku kokkuleppe, on suurepärane. Kui ei sõlmi, on nende tuumaprogramm ikkagi juba hävitatud. Nad on ikkagi riigina palju nõrgemad. Nii et minu seisukoht on järgmine. Ameerika võidab igal juhul. Jah, just nii kõlab see valem. See tähendab, et J.D. Vance ütleb otsa välja, et ükskõik, mis praegu piirkonnas juhtub, kuulutavad USA selle ikkagi võiduks. Ja pole üldse oluline, kas kokkulepe tuleb või mitte. Kas Iraan säilitab oma tuumaprogrammi või mitte, pole üldse oluline. Igal juhul saab seda ikkagi võiduks kuulutada. See on tugev argument ja tegelikult ei saa seda kõrvale jätta. Sest sõjalisest vaatenurgast on USA ja Iisrael tõepoolest Iraanile ränka kahju tekitanud. Lausa nii kaugele, et sõja käigus tapeti Iraani ülemjuht Khamenei ja selle režiimi võtmeisikud. Ja just seda saavad USA praegu esitada kui võitu. Nad unustavad täielikult, et Iraani tuuma, raketi ja drooniprogrammid jäid alles. Kõik Iraani toetatud jõud piirkonnas jäid alles. Iraan saavutas sanktsioonide tühistamise ja varade vabastamise. Ja nüüd saab ta kontrolli alla ka Hormuzi väina. Sisuliselt väina enda. Selleni me kohe jõuame. See on väga huvitav hetk. Nii, aga põhimõtteliselt võib selles etapis öelda, et Trump teebki seda. Ta ütleb, me purustasime nende sõjalise jõu. Neil ei ole mereväge, neil ei ole õhuväge. Nende õhutõrje on hävitatud, rakette pole enam alles ja nii edasi. Seda saavadki ameeriklased esitleda kui võitu. Aga nüüd vaatame sama pilti, kuid juba juhtivate Ameerika analüütiliste keskuste pilgu läbi. Ja kui vaadata seda analüütikute pilgu läbi, siis olukord pöördub vastupidiseks. Rahvusvaheliste suhete nõukogu langetab peaaegu süüdimõistva otsuse. Tsitaat. Donald Trump võib-olla nautis Ameerika ja Iisraeli sõjaväelaste taktikalisi saavutusi, kuid lõpetas konflikti ilma strateegilise võiduta tingimustel, mis näivad olevat soodsad Iraanile. Ja edasi loetelu sellest, mida Teheran saab. Esmastel andmetel saab Iraan sanktsioonidest vabastuse ja saab naftat müüa, saab rikastada uraani ning ei ole kohustatud oma käsilasjõudude võrgustikku piirkonnas laiali saatma. Ja kuigi Trump kuulutas välja laevanduse vabaduse Hormuzi väinas, väidavad Iraani ametnikud, et 60 päeva pärast kehtestavad nad siiski läbipääsutasu. Mõelge nüüd sellele viimasele detailile, sest see on oma küünilisuses geniaalne. Hormuzi väin oli avatud ka enne sõda. See oli täielikult avatud. Mäletage, mingeid piiranguid polnud üldse. Mis siis on Donald Trumpi võit, kui ta ütleb, et tema avas Hormuzi väina? Mõelge selle küünilisuse peale. Trump ütleb, me avasime Hormuzi väina ja see on nüüd laevaliikluseks vaba. Kordan veel, enne sõda oli see niigi avatud ja niigi vaba. Ja nüüd maksavad USA sanktsioonide tühistamisega selle eest, et taas avada Hormuzi väin, mis oli enne sõda niigi avatud. Iraan võttis sellise teoreetilise survepunkti ja muutis selle väga reaalseks ja võimsaks hoovaks, tekitades kulusid kogu maailma majandusele ja närvidele Donald Trumpile. Ehk siis Iraan sulges selle, mis oli niigi avatud ja müüs siis väina taasavamise raha ja sanktsioonide tühistamise eest tagasi. See ongi läbirääkimiste võidu definitsioon. See on siis, kui sa, vabandust väljenduse pärast, tegid oma vastasele ära. Korrake veel kord.
enne sõda oli Hormuzi väin avatud. Sõja tulemusena sai Iraan aru, et seda saab kasutada survevahendina ja muutis selle tõeliseks hoovaks. Ja ütleb, kõik, me sulgesime väina. Nüüd ütleb ta, me võime selle uuesti avada, aga te peate meie pealt sanktsioonid maha võtma, külmutatud varad tagastama ja nii edasi. Geniaalne käik. Veelgi enam, Atlantic Council märgib paradoksi, mis peaks Ameerika Ühendriike ja Iisraeli vihale ajama. Teherani režiim mitte ainult ei kukkunud kokku, vaid tugevnes strateegiliselt, pidades vastu rasketele Ameerika-Iisraeli löökidele ja viies läbi tõusaid vastulööke. Paljud piirkonna riigid püüavad nüüd Iraani poolehoidu võita, püüdes pinget vähendada ja see näitab, kuhu tuul praegu puhub. Ja tuumaküsimuses, mis on muide kõige olulisem, osutub USA võit miraažiks. Mingid kokkulepped peale lubaduse pidada läbirääkimisi rikastatud uraani varude üle ei ole. Ja Iraan oskab selliseid läbirääkimisi venitada ja samal ajal järeleandmisi välja kaubelda. Tuletan meelde, et alates sellest, kui Donald Trump 2018. aastal tuumaleppest lahkus, on Ameerika kõik need, kui palju, 8 aastat pidanud Iraaniga läbirääkimisi tuumaleppe taastamiseks. 8 aastat. Ja Iraanil õnnestub seda protsessi juba 8 aastat venitada. Kord nad on peaaegu nõus, siis muudavad meelt, siis tulevad mingid uued tingimused ja nii edasi. Ja tegelikult ongi siin vastus küsimusele, kes võidab. J.D. Vance'il on õigus selles, et Iraan on sõjaliselt nõrgenenud. Kuid analüütikutel on õigus selles, et läbirääkimiste laua taga mängib Iraan Ameerika Ühendriigid punkt-punktilt üle. Raha, nafta, uraan, Hormuzi väin, proksijõud. See tähendab, et peaaegu kõik jääb tema kätte. See ei ole või, ei. See on olukord, kus Iraan, kes justkui kaotas lahinguväljal, võitis siiski rahu enda jaoks. Aga kes siis siin kaotas? Kahjuks, kui otsida selles sõjas üheselt kaotajat, siis see on Iisrael. USA ja Iraani kokkulepe on suur löök Iisraelile ja isiklikult Netanyahule, kes peab Iraani eksistentsiaalseks ohuks. Sõda nautis Iisraelis laialdast toetust. Netanyahu ootavad aga lähikuudel väga rasked valimised. Aga Netanyahu, kes viis Iisraeli sõtta loosungiga režiimi vahetuses Teheranis, sai režiimi, mis pidas vastu ja mingil määral isegi tugevnes. Ja just Iisrael on praegu kogu kokkuleppe peamine ohukoht. Jutt käib olukorrast Liibanonis. Siin peitab üldse fundamentaalne vastuolu, mis sisuliselt juba hävitab USA ja Iraani vahelise kokkuleppe, juba selle alguses. Reeder allkirjastatud 3-poolne kokkulepe on sisuliselt vastuolus 14 punktist koosneva memorandumiga. Sest Iraani ja Hezbollah versiooni kohaselt näeb memorandum ette sõja lõpetamise kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Kuid Iisrael keeldub kategooriliselt oma vägesid Liibanonist välja viimas. Iisraeli kaitseminister Katz teatas karmilt. Ei tule ei ümberpaigutamist ega Iisraeli vägede väljaviimist Lõuna-Liibanonist, kuni Hezbollah pole relvitustatud. Kogu riigis. Veelgi enam, ta avaldas hävingu ulatuse ja oma valmisoleku sõtta naasta. Iisrael hävitas 100 küla Liibanoni piiri lääneosas ja umbes 73 ülejäänud piirkonnas. 200 000 Lõuna-Liibanoni ümberasustatud elanikul ei lubata koju naasta. Ja Iisrael on valmis sõda Iraaniga uuesti alustama, kui Trump peab läbirääkimisi läbi kukkunuks. See tähendab, et Iraan nõuab täielikku lahkumist, Iisraeli lahkumist Liibanonist kui lõplikku kokkuleppe tingimust. Iisrael ei lahku enne, kui Hezbollah on relvituks tehtud. Ja Hezbollahil piisab ühest raketist Iisraeli põhjaosa pihta, et kogu see konstruktsioon kokku kukuks. Kes sellest, ütleme nii, salamisi võidab? Need on Araabia monarhiad. Trumpi tehing Iraaniga on tohutu kergendus Pärsia lahe Araabia riikidele, kes said peamise löögi Iraani rünnakutest ja kannatasid ränki majanduslikke vapustusi. Bahreinil, Iraagil, Kuveidil ja Kataril polnud sisuliselt alternatiivi Hormuzi väinale nafta meretranspordiks. Ja eriti võidavad nad kriitiliste nafta- ja gaasitarnete taastamisest. Miks ma ei maininud Araabia Ühendemiraate ja Saudi Araabiat? Sest neil on siiski olemas alternatiivsed marsruudid. Ja saudiidid on eriti näidanud, et nad saavad põhimõtteliselt hakkama ka ilma Hormuzi väinata. Ja just nendele mainitud riikidele on igasugune rahu ikkagi parem kui sõda nende ukse ees. Kuid ka siin on Ameerika Ühendriikide jaoks mõru maik juures.
Pärsia lahe riigid ei kutsunud seda sõda esile, aga just nemad peavad nüüd tagajärgedega tegelema. Ja tundub, et seda ilma USA abita. Kuna vastavalt memorandumile viiakse Ameerika väed Iraani ümbrusest välja 30 päeva jooksul pärast lõplikku kokkulepet. Ja see on samuti väga vaieldav punkt, sest iraanlased nõuavad Ameerika vägede väljaviimist. Ameerika meedia kirjutab juba plaanidest viia väed ümber Kuveidist ja Bahreinist Iisraeli. Ja nad nimetavad seda mingiks võiduks. Väidetavalt on see strateegiliselt tark otsus. Donald Trump on suur sõjastrateeg. Ta otsustas, et tõesti on vaja viia Ameerika väed välja Iraani rakettide tabamisalast. Need, mille ta väidetavalt juba hävitas. Ja kõik need väed viiakse Iisraeli. Ja tegelikult hävitatakse nende tugipunktid Pärsia lahes lihtsalt ära. Ja nüüd paneme kogu selle pildi kokku. Nii-öelda kiire loomulised läbirääkimised, mille Donald Trump kuulutas välja pärast eskalatsiooni, see ei ole läbimurre, aga ka mitte kapituleerumine. Ei seda ega teist. See on mõlema poole möönmine, et neil on ühine huvi säilitada see habras poolik memorandum. Ameerika Ühendriigid ei soovi uut sõda, mida nad on juba kuulutanud võidetuks, ja Iraan lihtsalt ei taha kaotada juba saadud trofeesid. Sellest tulenebki Donald Trumpi retoorika kohene muutus ähvardustest Iraani hävitada kuni kiire kohtumiseni Kataris. Aga nagu öeldakse, ei maksa selle püsivuse suhtes illusioone hellitada. Isegi J.D. Vance tunnistas, et vaherahu on iraanlastega tegeledes alati veidi räpane. See on tema tsitaat. Aga struktuursed vastuolud pole kuhugi kadunud. Iraan kavatseb siiski 60 päeva pärast Hormuzi väina läbimise eest tasu kehtestada. Iraan ei anna seni oma rikastatud uraani ära. Iisrael ei lahku Liibanonist. Tuumaküsimus on pandud kalevi alla, kus, nagu analüütikud hoiatavad, Iraan oskab aega venitada ja järeleandmisi välja kaubelda. Juba võib öelda, et pärast selle memorandumi 60 päeva Donald Trump pikendab seda veel mingiks ajaks. Ja lühidalt öeldes need läbirääkimised kestavad jälle igavesti. Kordan veel kord. Enne seda pidas Iraan 8 aastat USA-ga läbirääkimisi tuumaleppe taastamise üle. 8 aastat nad vedasid kedagi ninapidi ja ei jõudnudki mingile lahendusele. Seetõttu on memorandum ilma sellele järgneva täiemahulise lepinguta ebastabiilne ja iseseisvalt jätkusuutmatu. Ja ilma eraldi kokkuleppeta Hormuzi väina osas suudavad USA-d kergesti taas Iraaniga sõtta libiseda. Seega, kui vastate küsimusele, kes siis võidab ja kes kaotab, ütleksin ma nii. Taktikaliselt võidavad USA ja Iisrael, kes tõesti nõrgestasid Iraani sõjalist jõudu. Nad ei hävitanud seda, kuid nõrgendasid oluliselt. Strateegiliselt ja läbirääkimiste laua taga võidab Iraan, kes pidas vastu, tugevnes, säilitas oma rikastatud uraani ja proksi jõud. Hezbollah, Hamas, Jeemeni husiidid ja šiidid Iraagis, kes saavutas sanktsioonide tühistamise ja varade vabastamise. Ja lisaks müüs Hormuzi väina taasavamise tagasi, päris raha eest, kuigi see oli niigi avatud. J.D. Vance ütleb, et Ameerika võidab igal juhul. Ja see on tõsi, aga ainult pooleldi, sest Iraan võidab ka igal juhul. Ja need 2 võitu eksisteerivad samaaegselt. See tähendab, et mõlemad pooled võivad öelda, et nemad võitsid. Sõda lõppes sellega, et mõlemad pooled võivad kuulutada oma rahvale triumfi, kuulutada oma rahvale võitu. Ja see ongi parim märk sellest, et tegelikult pole midagi lõppenud. Praegu pole selles sõjas lihtsalt selget võitjat olemas. Ja see tähendab, et varem või hiljem libisevad USA ja Iraan ikkagi taas vastastikuste löökideni. Või siis venitavad nad aastaid jälle selle läbirääkimiste kummiga. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head. Ja see on tegelikult väga lihtne. See on Iraani tuumarelvastuse lõpetamine. Me ei taha, et neil oleks tuumarelv ja neil ei saa ka olema tuumarelva. Nad on sellega nõustunud, ausalt öeldes. Nii ma ütleksin. Ja see on tegelikult väga lihtne. See on Iraani tuumarelvastuse lõpetamine. Me ei taha, et neil oleks tuumarelv ja neil ei saa ka olema tuumarelva. Nad on sellega nõustunud, ausalt öeldes.